Kes meist ei sooviks endale jalgpallimuru või siis golfimuru? Oleks ju ilus vaadata, mõnus kõndida, aga selle nimel tuleb natukene vaeva ka näha. Kuidas saada endale ilus muru? Kohe teeme sellest juttu. Kõigepealt hakkab pihta vahendist, mida kasutad muru ilusaks saamiseks. Ehk siis on vaja õigeid aparaate? On vaja selliseid aparaate, mis on mõeldud nüüd konkreetse töö jaoks. Sest tihtipeale on meil masinaid, mis peaksid nagu ühe hooga kõik ära tegema, aga ütleme, selline profitehnika point on ikkagi see, et sa võtad ühe masina, sa teed ühe osa oma tööst korralikult ära. Ja me oleme siin üles rivistanud nüüd terve rivi masinaid. Minu jaoks on need kõik uued, mina pole neid varem näinud, aga siin palun siis tutvusta, millest hakkab asi pihta ilusa muru saamisel? No, tegemist on sellise brändiga nagu Pillicoat. See on nüüd siis Ameerikast pärit masinatootja, mis siis on nüüd keskendunud siis just nimelt haljasalade hooldustehnika tootmisele, arendamisele. Need kaks masinat on siis, mida nimetatakse nagu jõurehaks. Rahvas tahab neid nimetada ka nüüd aeraatoriks, mida nad tegelikult ei ole. Mis see tähendab? Ehk siis masina mõte on see, et tal on terad on masina all, lendterad, nende samade teradega ta jõuliselt harjab murupinna läbi, kõdu ja sambla võtab ülesse. Ehk siis sellest algab tegelikult kogu murupinna hooldus. Ja mis asi see meil käes siin on? See on nüüd siis samblareha. Nendel kahel masinal saab neid terasi kõiki vahetada. Siin masinal on lendterad, millega siis toimub see jõuline rehitsemine. Saab panna alla samblareha nii-öelda. Ja siis on olemas sellised püstterad, mida samamoodi saab kasutada nii ühel kui teisel masinal. Kui selle aparaadiga tehtud, siis edasi? Siis võib rehitseda rehaga kokku, see mis jääb. Aga on olemas selline imur, mis siis tõmbab üles okkad, käbid, kõik need muru jäägid. Kõik see, mis siit tegelikult on, see, nagu see kuivand ja kõik see asi, siis selle ta nagu... Kogu selline kraam, siin nüüd okkaid ei ole, sest peremees on siin ilusti hoolitsenud oma pinna eest. Tubli mees. aga see masin tõmbab kogu kraami sisse. Samas, kui on lehtede aeg ja nii, siis ta veel hekseldab nad läbi, nii et selles mõttes korralik kraam. Kui see asi on ka tehtud, siis liigume edasi. Järgmine aparaat. Kui sellega on üle käidud, siis nüüd on olemas, see on nüüd süvaaeraator. Nii. See on nüüd see masin, mis siis piikab maapinda. Siia alla käivad erinevad piigid. On olemas, antud juhul on masinal all õõnespiigid, mis siis tõmbavad maa seest välja sellised vorstikesed. Aga asemele saab panna ka sellised täispiigid, mis siis lihtsalt suruvad augu maasse. Aga miks seda auku on vaja? Auku on vaja selleks, et kui tahta, et muru juur juurduks sügavamale, siis selleks on vaja murul anda võimalus hingata ja anda võimalus muru sügavamatesse kihtidesse jõuda siis väetisel näiteks, hapnikul. Sest kui tuleb põuaeg, siis on paari nädalaga on madalalt juurdunud muru kollane kohe. Jah, ühesõnaga kõik see ilu on kadunud. Just, aga kui muru on elujõuline, sügavalt juurdunud, siis on pilt teine. Aga kumb parem on, kas lihtsalt selline auk lükata või siis võtta kohe niimoodi väike mulla tükike välja? Küsimus on nüüd, millal seda tööd tehakse. Et kevade poole võib kasutada täispiike, sügise poole tasus kasutada õõnespiike. Ja kui on ka nüüd muruplats ära augustatud, siis on jäänud veel üks aparaat. No selle masina töö mõte on nüüd natuke teine. See on nüüd murukamara lõikur. Sellega, ütleme nii, et ta on suht unikaalne masin, aga masina mõte on see, et kui nüüd näiteks siit muru pealt, mis on ilus kena muru, oleks vaja vedada kaabel või mingi toru näiteks, siis võib labidaga selle kõik üles kaevata, pärast istutada muru ja siis oodata, millal ta kasvama läheb. Selle masinaga lõikab muru sisse, murukamara lõikab sõltuvalt, kui sügavale sa soovite ka minna, lõikad murukamara läbi, rullid murukamara kokku, kaevad oma kaevamised ära, paned torud asjad maha ja siis tood selle kamara tagasi. Aga millal on siis õige aeg oma muru eest hoolt hakata kandma? Siis, kui lumi ära läheb? Kui lumi ära läheb, kui juba maa natukene taheneb, et ei oleks väga pehme. Ta peaks olema iseenesest maa peal, võiks olla niiske, sest et kui toimub süvaereerimine, kui toimub selle imuri kasutamine, siis ta väga ei tolmaks. Aga kui need aparaadid on kõik nüüd üle muru käinud, kõik need tööd on ära tehtud, siis mis on see viimane viimistlus? No sellisel juhul, kui on vaja muru tihedust parandada, siis oleks vaja püstise teraga käia, püstteraga murupind läbi lõigata nagu ruudu ühtepidi ja siis teistpidi ruuduks ja siis külvata peale muruseeme. Külvik käib ka veel masina külge, kui tahta nagu väga mugavalt asja ajada. Selline huvitav küsimus ka juurde, et millised on eestlaste hoovide murud siis? Tahetakse hoolt kanda, aga kui pole õiget tehnikat, siis selle peale läheb tohutult aega, üldjuhul väga ei viitsita. Aga puhastusimport.ee, sealt saab need õiged aparaadid ja et elu oleks lihtsam. Puhastusimport müüb neid masinaid,
et kodukasutajale näiteks on iseenesest mõistlik osta mitme pere peale näiteks või siis võtta hästi varustatud rendipunktist. Sõbrad, suvi tuleb, muutke murud ilusaks.